See on Pipelife'i BioC5 biopuhasti. See on sisuliselt väikene reoveepuhastusjaam sinu enda koduhoovis ja see sobib kohtadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon. Turul on päris erinevaid reovee kohtkäitlusseadmeid, mis erinevad üksteisest nii korpuse poolest, energiatarbe poolest kui ka tööpõhimõtte poolest. Pipelife'i tootevalikus on biopuhasteid 3 erinevat mõõtu. See siin on BioC5, mis on mõeldud 5-liikmelisele leibkonnale ja see puhastab 18 kanti reoveed kuus. Valikus on ka BioC9 9-liikmelisele leibkonnale, mis puhastab 33 kanti reoveed kuus ja BioC15, mis on mõeldud 15-liikmelisele leibkonnale ja puhastab 54 kanti reoveed kuus. Meie puhasti korpus on valmistatud elastsest polüetüleenist ja see korpus on topeltseinaga kahekihiline, mis andestab ka pisemad vead paigaldusel. Pipelife'i biopuhasti on 3-kambriline ja reovesi liigub kambrite vahel isevoolselt, tänu millele on biopuhasti voolutarve üsna väike. Sõltumata mudelist on see ca 260 kWh aastas. Puhasti käivitamine on üsna lihtne. Selleks tuleb puhasti kõigepealt maa sisse paigaldada, siis vett täis lasta ja seejärel seadmekaev vooluvõrku ühendada. Lisaks tuleb ka seadmekaevu ja puhasti vahelised õhuvoolikud omavahel ühendada. Pipelife'i biopuhastisse ei ole vajalik ega ka tohi lisada bakterit või muud keemiat. Kui te hakkate biopuhastit kasutama, hakkab seal bioloogiline puhastusprotsess automaatselt tööle. Biopuhasti hooldus on üsna lihtne. Kord aastas tuleb biopuhastit tühjendada. See käib niimoodi, et esimene ja 3. kamber tuleb tühjendada täielikult ja teine kamber umbes 2/3 ulatuses niimoodi, et biomuda jääks veidikene ka põhja. Seejärel tuleb puhasti uuesti veega täita. Lisaks sellele tuleb kontrollida õhufiltrit ja vajadusel seda vahetada. Biopuhasti puhastab reovee üsna puhtaks, küll aga ei ole see vesi kindlasti joogikõlbulik ja tekib küsimus, mida selle veega siis teha. Suures pildis on 2 võimalust, kas see vesi immutada pinnasesse või juhtida kraavi, kui lähedal on mõni selline kraav, mille omanik lubab sinna seda vett siis suunata. Väga oluline on meeles pidada ka seda, et 60 meetri raadiuses ühestki kaevust ei tohi ka puhastatud vett immutada. Kui te ostate endale biopuhasti, siis komplektis sisaldub puhasti ise, lisaks ka seadmekaev, kus sees on õhukompressor automaatika kompressori jaoks ja lisaks ka siin nähtavad õhuvoolikud ja ühenduskomplekt nende õhuvoolikute jaoks. Kui teil on tarvis ka imväljakut, siis see tuleb lisaks eraldi juurde osta. Enne biopuhasti soetamist ja paigaldamist tuleks kindlasti ühendust võtta kohaliku omavalitsusega, et välja selgitada, kas teie kinnistule võib üldse sellist reoveepuhastuslahendust paigaldada. See sõltub tihtipeale põhjavee kaistusest ja kui kõrgel põhjavesi on. Oluline on silmas pidada, et biopuhastit võib paigaldada kuni 1 meetri sügavusele biopuhasti harjast, mis tähendab, et siis sellest korpuse pinnast siit. Tegelikult teenindusavad ei võimaldagi seda sügavamale paigaldada ja isegi ei võimalda meetri sügavusele paigaldada. Kui aga selleks vajadus on, siis on võimalik juurde soetada teenindusavade kõrgendused. Lisaks sellele on oluline jälgida, et seadmekaev oleks paigaldatud selliselt, et kevadel või ka muudel aastaaegadel ei pääseks vesi pinnase pealt või siis näiteks lumesulamisvesi seadmekaevu sisse, sest seadmekaevus ei ole veekindlad. Seadmekaevu seadmed võib paigaldada ka hoonesse, aga seda tingimusel, et õhutrassi voolikud ei oleksid pikemad kui 20 meetrit, sellepärast et kompressor seadmekaevus ei suuda pikema vahemaa peale piisavat kogust õhku sinna pumbata. Kuidas biopuhasti siis täpsemalt töötab? Nagu ma ütlesin, on siin 3 kambrit. Kõigepealt esimeses kambris toimub voolukiiruse ühtlustamine või siis rahustamine ja lisaks ka esimene mehaaniline puhastus. Teises kambris, mis on ka kõige suurem kamber, asub aeratsioonitaldrik ja siin toimub reovee bioloogiline puhastus aereerimise teel. Ehk siis siia pumbatakse õhku, tekib biomuda ja nii see bioloogiline puhastus toimibki. 3. kambris õhustamist ei toimu, mis tähendab, et veel alles jäänud vees olevad rasked osakesed saavad settida kambri põhja ning hõljuvad osakesed tõusta pinnale. 3. kambrist tõmmatakse suruõhuga jääkmuda kambri põhjast tagasi reaktorisse, et see läbiks puhastusprotsessi uuesti.
see toimub paralleelselt reaktori õhustamistsükliga. Lisaks eemaldatakse kolmandast kambrist õhusurve toimel ka korra ööpäevas veepinnale tekkinud helium. See tähendab, et ülemise vee tasapinna ja kambri põhja vahel asuvast väljavoolutorust väljub puhastatud vesi. Biopuhasti hooldus on üsna lihtne. Umbes korra aastas tuleb biopuhastit tühjendada. Esimene ja kolmas kamber tuleb tõmmata täiesti tühjaks ning teine kamber tühjaks 2/3 ulatuses niimoodi, et biomuda jääks osaliselt sinna põhja. See on oluline selleks, et protsess käivituks uuesti kiiremini. Seejärel tuleb puhasti uuesti täita veega ja siis seda uuesti kasutama hakata. Lisaks sellele tuleb kontrollida ja hooldada ka õhufiltrit. Biopuhastitel on peal selline QR-kood, mida skaneerides leiate Pipelife'i biopuhasti tehnilise kataloogi, kus on kirjas ka garantiitingimused, kuidas seda hooldada ja kõik seesama jutt, mida ma siin praegu rääkisin. Selle leiab ka Pipelife'i kodulehelt ja biopuhastit ise saate osta meie heade edasimüüjate juurest.